Tere ilusat, mõnusat talvist teisipäeva õhtut sulle, armas Ecoshi TV kanali vaataja. Mina olen Piia ja olen täna teid kutsunud siia üheskoos mõtlema ja arutlema teemal toitumine. Selline lihtne igapäevane teema, võiks küsida, et mis sellest ikka rääkida on. Aga nii nagu selle evendi nimi või pealkiriga ütleb, et tervis ja meelerahu. Kuidas võiksid olla tervis ja meelerahu seotud toiduga? Võib ka tunduda pisut nagu miks. Me sööme sellepärast, et sööme iga päev ja see on mingi harjumus. Võib-olla see on mingi meelelahutus igaühele, mis erineb. Põhjus võib olla. Aga mina olen täna kutsunud endaga siia sellest teemast rääkima Terje Manderi. Terje on kirjutanud ühe mõnusa raamatu, 7 päevaga muutus, restart, kuidas teha oma keha puhtaks, oma mõtted puhtaks hea toidu abil. Ja lisaks mina sain kokku Terjega siis sellise ägeda toitumisprogrammi raames nagu City Detox ja sellest me räägime ka hiljem. Tere! Tervist! Aitäh, et kutsusid mind siia rääkima sellisel kirgi kütval ja eluliselt vajalikul teemal nagu toitumine ja meelerahu. Eks ole, ja nende seosed. Aga räägi Terje, kuidas sa jõudsid ise selle toidu teemani ja ka siis lõpuks selleni, et sa teisi inimesi sellega aitad? Eks ikka isiklikust vajadusest, et minu kodus alati ju toituti nagu ikka sellisel vene ajal toodi kartuliga vanaema juurest kartuleid ja suvel käidi või sügisel käidi neid üles võtmas ja kõiki teisi juurikaid ja puurikaid ja toituti sellest, mida oli ja sõime väga lihtsalt ja magusat me eriti ei söönud, nagu ilmselt meie aja inimesed olidki, et ei olnud ju seda magusat palju saada, kellel just onud või tädid või keegi kondiiter või kuskil Kalevikommi-tehases ei töötanud. Et korra nädalas ema tegi mingisugust koogikest reede või laupäeva puhul ja nii see tavaelu käis, ühe päeva toitu tehti ja mulgiputru ja nii edasi, kodutoidud, aga toitumise juurde päriselt peale selle, et mul lapsepõlves oli kirg katsetada toiduga ja ma isegi vist teises klassis olin mingi kumakeses, oli tööõpetuse õpetaja siis pannud üles minu mingisugused retseptid sinna. Äge. Et mulle meeldis katsetada, see oli minu jaoks nagu köök oli nagu keemialabor, et me lihtsalt võtsime suvaliselt kapist asju ja vaatasime, et idee oli teha kooki ja siis vaatasime, et mis siis tuleb. Ma arvan, et see paistab ka sinu toitudest täna välja. Enamus asju muidugi, selles mõttes, et protsess oli kõige olulisem ja lõbusam klassikaaslastega ja sõbrannadega, et ega see lõpptulemus ei olnudki nii väga, aga ühesõnaga asju tagasi tulles, et tervisliku toidu juurde tõi mind terviseprobleem ja ega me enne ei hakka ju vaatama seda, mida me endale suust sisse nii-öelda topime ja kui palju ja kuidas ja millal, kui terviseprobleemid meile uksele koputavad ja minulgi juhtus, aga juhtus see küllaltki varajases eas. Ehk siis seal puberteedias 15-16-aastaselt ma tegin palju sporti ja mul oli väga suur söögiisu ja ma sõin õhtuti isaga võidu. Isast natukene rohkem. Ja see oligi see sport. Aga peatselt neiueas siis selline rahmeldamine ja spordi tegemine jäi ära, aga söögiisu jäi alles. Aga samas ma tegelesin ka modellindusega ja tütarlaps peab olema ju peenike ja sale ja kõht pidi alati sissepoole ikka olema, et need nukkeid paistavad. Tuli ka meelde praegu. Aga sõin ma endiselt, aga siis vaatasin, et kaval nipp tarbida sennateed või hennateed õhtuti, mis oli siis selline kõhulahtisti ehk seedimis selline aktiveeriv ja selline toestav selline tee joomine. Nii et seda ma siis tarbisin 3-4-5 aastat rahulikult, kuniks siis sain aru, et enam peenike ei pea olema, modellitööd ka enam nii palju ei olnud, nii peenike ei pidanud ka modell enam olema, see, mida mina vähemalt tegin ja siis hakkasin vaatama, et seedimine, kuidas on, ilma selle teeta enam nagu ei seedinudki toidud ära. Ja siis ma käisin seal,
kui tavaliselt väljutusprotsess inimesel on korra 2 korda päevas, siis minul see toimus 2-3 päeva tagant ja see oli ebameeldiv mulle. Ja siis ma hakkasin vaatama, et okei, et enam selle teega nagu läbi ei saa, et midagi tuleb nagu ette võtta. Arsti juurde ma muidugi ei läinud, ka seda mõtet mul ei tulnud. Ja hakkasin ise lugema, raamatukogus käima, tol ajal ei olnud väga palju kirjandust toitumise osas ja üleüldse erinevate sümptomite osas ka mitte. See, mis mulle raamatukogus kätte sai, seda ma kõike tudeerisin ja praktiseerisin. Ehk siis hakkasingi ise õppima kombineerimist, kõiki toiduaineid tudeerima, mida nad sisaldavad, kuidas mina saan, millisel ajal, mida kokku segades tõhustada ja oma ainevahetus korda seada. Ja mul läks selleks aega 2,5 aastat. Päris kaua. 2,5 aastat, aga ma olin väga järjepidev ja see oli väga mänguline, huvitav protsess, sellepärast et kui sinna süvitsi minna, siis see maailm on jah hästi kirju ja lai. See minu meelest ongi nagu päris nagu see probleemi sisu, sest et esiteks on neid dieete ju nii palju, erinevaid viise, on ju. Igaüks ütleb, nii on õige, nii on õige, nii on õige. Mida siis nagu leida iseenda jaoks? Kas ma siis pean nagu kõik need ämbrid läbi kolistama või kuidas see käib, eks? Ja kui nagu minu jaoks nagu tundubki ka see teema, et kui ma söön neid sinu toite selles City Detoxi toitumisprogrammis, siis need tunduvad nagu nii imemaitsvad ja kuidagi niisugused mõnusad. Ja ma tunnen ennast hästi, et see nagu ongi see, et kui ma söön õigeid asju, siis ma tunnen ennast hästi. Ja siis nagu tundubki see, et mu keha nagu on rahul, mu meel on rahul, et see teadmine iseenesest, miks toit on nii oluline, on tegelikult oluline. Et see jõuaks inimesteni. Et ka siin selles Ecoshi maailmas liikudes me näeme, kui palju inimestel on tegelikult terviseprobleeme. Et praegusel ajal me elame sellisel perioodil, kus immuunsüsteem on meie kõige parem sõber. Ja see mõte või teadmine, et seda tegelikult saab toiduga teha endale, tugevdada seda läbi toitumise on ju tegelikult jumala super, see on meil iga päev käepärast. Ja ometi me ei tee seda. See tundub keerukas, sellepärast, et ja mul on paar järeldust ka teinud, miks see nii keerukas on. Sest et kui me vaatame raamatupoodides näiteks kokaraamatut või mis iganes, siis me teeme selle lahti ja vaatame, issand jumal, mul ei ole ju neid asju. Ja see keerukus, minu jaoks ka vähemalt, see keerukus midagi uut alustada, see on lihtsalt nagu nii raske. Aga tegelikult tervist tõhustava toidu tegemisel ei pea lähenema täiesti uute meetoditega. Võib kasutada väga lihtsat meetodit, mis on välistamine ja asendamine tervislikuga. Et me ei pea proovima uusi menüüsid, me võime teha vanad menüüd tervislikuks. Ehk siis sul on käpas juba see mingisugune retsept ja selle saab tervislikuks muuta. Nii näiteks mina alustasin oma toiduga. Ma hakkasin uurima näiteks valge pasta. Nii. Mida sisaldab valge pasta? Okei, valge pasta tekitab seda, nii. See ja jahu. Ma vaatasin, ma sain aru, jahu, kaste ja pasta ja hakkliha üldse kokku omavahel ei sobi näiteks. Koos ja lahus toitumise põhimõttel, sellepärast, et nad vajavad erinevaid ensüüme, et lõhustada ja seedida ja väljastada. Nii et see protsess tekitab juba ise konflikti, ehk siis seda, et seda meelerahu tagada, võiks mul olla toidulaud harmooniline. Et kuidas ma seda siis saavutan, millega ma asendan selle jahupasta. Täna näiteks on meil läätsepasta olemas, millega ma asendan selle jahukastme. Täna on näiteks meil olemas fantastilised pestod, eks? Et selliseid variante on ju. Ja kuidas ma lisan nagu seda seedetuld ja kiudaineid juurde oma toitudele läbi vürtside, läbi roheliste, kõik võimalike maitseainete ja nii edasi, et sellised lihtsad nipid, mida sa saad enda jaoks lihtsalt enda elustiili jaoks parandada. Et võib-olla need liiga suured muutused lihtsalt kohutavad ja näiteks kui ka tulla toidulisandite maailma, et samamoodi inimene tuleb ja vaatab neid purke
või läheb, vaatab tervisepoodi, tal on nii palju nagu kõik on saadaval ja ta ei oska valida ja see tekitab nagu segaduse. Et tegelikult see lihtsuse printsiip, nagu et vähem on rohkem, on kõikide asjade alguse tegemisel selline hästi hea juhteviis ja rääkida, kuni see tunne on õige, et pigem vähem on rohkem. Ja võib-olla see põhimõte ka, mille ma leidsin sinu raamatust tegelikult, ma loen seda siit ette ka, et see lihtne küsimus on ju, et miks on vaja süüa, jah? Et kui mõelda nüüd selle peale, et kui sa taipad, miks me sööme, siis sa tead, mida süüa. Ehk et see söömine ei ole mingi asendustegevus, et see ei ole mingi nauding, vaid et see on tegelikult ka keharakkude toitmiseks, jah? Ja kui sa taipad, et sa sööd ainult sellepärast, et anda oma rakkudele energiat, siis muutuvad ebavajalikuks kõik need toidud, mis parimat kütust ei tooda. Super, jah? Aga nüüd ongi see küsimus, et kuidas me sinna läheme või sinna teele jõuame. Ja sa mainisid juba ka tegelikult toidulisandeid, et veel üks asi oli tegelikult, mida ma märkasin, kui ma liitusin sinu toitumisprogrammiga ja olen tähele pannud ka varem, et need nii-öelda toitumisspetsialistid või nõustajad, kes teevad selliseid spetsiaalseid programme, nad ikkagi pakuvad sealjuures ka toidulisandeid. Teisest küljest töötades toidulisandite nagu tegeleva ettevõtte nagu siis meeskonnas ja tehes just Ecoshi esitlusi, saan ma hästi tihti seda vastust, et aga milleks need toidulisandid, et ma saan kõik oma toidust kätte. Siis miks? Et miks siis nad ikkagi, need spetsialistid, inimesed, kes tegelevad toitumisega, toidulisandeid juurde soovitavad? See toidulisand on natukene, ma mõtlesin selle toidulisandi üle ja tegelikkuses see on natukene, ma ei tahaks öelda vale, aga nagu vääriti tõlgendud või nagu selline alaväärne sõna sellele, mis need toidulisandid on. Et nad kõik on pandud nii-öelda ühte patta, mida kõike Ecosh näiteks pakub. Mina liigitaksin kõik nad väga erinevalt. Ühed neist on vitamiinid, mineraalid ja kui me võtame kõik toidulisandid, siis inimene tänapäeva keskkonnas, kui paljud elavad, eks ole, puhtas keskkonnas, mürkainete vabas keskkonnas, kas teil on vaibad, mis on absoluutselt looduslikud näiteks, kas teil on seinad, mis on absoluutselt looduslikud, kas te olete kiirituse vabas keskkonnas, kas te elate tee ääres, kus heitgaasid näiteks, mida te sisse hingate, on olemas, kõik sellised asjad, millega te oma pesu pesete, millega oma nõusid pesete, kas tarbite absoluutselt orgaanilisi toitaineid, mis on plastikuvabad, kas liigute piisavalt värskes hapnikus, kas mõtlete häid mõtteid, helgeid mõtteid, kas olete hirmul või ei ole näiteks, kas teil on seedehäired, kas teil on ainevahetushäired, kas teil on unehäired, kas teil on mingeid kroonilisi muresid, kas teil on keskendumise häired ja nii edasi, et võt sellistele küsimustele võib inimene ennast ära tunda, et okei, ei ole, aga kas sulle siis kõigest sellest piisab, mida sa juba teed või ei tee või jätad tegemata, sest vahest pigem nagu seda tervist ja immuunsüsteemi nõrgestab see, mida me jätame tegemata. Ja nii ongi. Ja nüüd tulevad appi nende inbalansside või tasakaalust nagu tasakaalutuste, nagu tasakaalustamiseks appi. Lihtsalt sellised tasakaalu toovad nagu sellised abimehed. Ehk siis tänu sellele abimehele saavutatakse tasakaal. Ja tavaliselt, kui öeldakse, et soolestik on nii-öelda mitte meie teine aju isegi, vaid soolestiku heaolu seos on teaduslikult tõestatud siis immuunsüsteemi autoimmuunhaigustega ja krooniliste haigustega näiteks. Et ja igasuguste muude erinevate, mina nimetan neid kõrvalekalleteks. Siis kui on võimalik mingisuguse
loodusest toodud selle essentsi abil tasakaalustada ja taas viia tasakaalu sinu soole mikrobioom, mis on sinu tervise pant, siis tasub tarbida nüüd midagi juurde ja selleks on olemas looduses, need on ka kõik looduslikud, lihtsalt see essentsi osa, mis mõjutab konkreetselt sinu sümptomit. Ja teatud toitaineid, inimesed, vitamiine, mineraale, aminohappeid, proteiinid, valgud, rasvad, me ei pruugigi igapäevaselt kätte saada oma toidust, et kui ma analüüsin inimestega väga tervislike inimeste toitumise tavasid, siis ikka toimub selliseid kõrvalekaldeid, igal inimesel on oma harjumused ja keegi meist ei ole pühak, meil kõigil on oma väiksed patud, ka minul, mis seal salata. Ja kui me teame seda pattu, siis me oskame ka nagu tasakaalustada seda mingi välisega, mis toob selle tasakaalu jälle tagasi. Ja tänapäeva sellises kiires keskkonnas mulle nagu pigem hakkab tunduma see, et igale inimesele on teatud mingid väiksed abimehed, teatud olukordadeks on mingi veiniõhtu näiteks, sööd magusat, ei liigu sel päeval, oled magamata näiteks ja nii edasi, et igasugused sellised kiired stressirikkad perioodid, näiteks nendest taastumine, kõik mõtlemine ja juba ma mainisin need, eks ole, et ka emotsioonid ja mõtted mõjutavad meie füüsilist keha. Et seda tasakaalu toetada, siis tänapäeva maailmas teatud toidulisandid õigel ajal, õiges kohas on vajalikud. Ja teadlikkus, eks? Teadlikkus just, et mida ma olen tähele pannud, et paljud inimesed, kes on niisugused esmased toidu tervisemaailma sisseastujad, tellivad hunniku endale asju, mida nad ära ei tarbi. Ja siis pettuvad, sest raha on palju läinud, need purgid on mul ikka kapis, eks ole, ja kuidagi võõrduvad sellest ja saavad sellise negatiivse kogemuse sellest, siis ma tõesti soovitan kõiki, et kui te tuletegi toidulisandeid ostma, ärge niisama raisake raha. Mõelge läbi, mida teil täpselt vaja on, konsulteerige, lugege, uurige, tulge konsulteerige, te võite mitu korda tagasi tulla ja siis otsustage, millega te soovite proovida ja mida te soovite mida te soovite katsetada ja teiseks, et kui teil on väga suured tasakaalutused, ehk siis ongi juba seal kroonilised mingisugused kõrvalnähud füüsilises kehas või emotsionaalses või mentaalses kehas, siis tasub tarbida teatud toiduaineid rohkem kui üks purk. Füüsilises kehas tasakaalutused võtavad aega, nii et tasub varuda kannatlikkust ja jätkata ühe protsessiga võib-olla 2, 3, 4 kuud, 5 kuud, 6 kuud ja konsulteerida siis toitumisspetsialistiga või siis mõne eksperdiga. Ja ilmselt kindlasti aitavad ka väikesed sammud, on ju? Et minna väikeste sammudega ja mitte olla enda vastu liiga karm. Sest mulle jäi kõrva ka minu meelest kas ühest sinu äkki sellest videoloengust või tuli see kuskilt, et kui ma nüüd ka võtan selle koogitüki täna, on ju, ja siis pärast piitsutan ennast, siis parem ära võtta. Aga kui sa võtad selle koogitüki, siis sa oledki teadlik, sa tead, ma võtan nüüd selle koogitüki ja ma naudin sind täiega, on ju, jah? Sest ma tean selle täna. Et see iseenesest nagu tähendakski seda teadlikkust kui sellist. Ja see teadlikkus on see, et ükskõik mida ma teen seda täie teadlikkusega ja ma samas olen kohal ja kui see toit pakub mulle naudingut, siis ma naudin seda täie teadlikkusega, samas ma võtan ka vastutuse. Et kui ma võtan nagu vastutuse selle oma tegevuse eest, on ju, olgu see siis pärast tagajärg, missugune iganes, ma saan seda tagajärge ka ise ju reguleerida, eks ole. Siis toitumise ja teadliku tervisliku eluviisiga kombineerides. Aga sest süütunne ja igasugused sellised enda piitsutamised ja süüdistamised on vaata, et ohtlikumad kui tegu ise. Jaa, nii see enamasti on. Et see munga lugu, kuidas 2 munka lähevad teel ja siis
väike tüdruk on või jõe ääres, eks ole, ja mungad hakkavad ületama jõge, üks munk võtab siis tüdruku selga ja veab üle jõe ja paneb ta maha. Noh, mungad on askeetlikud, eks ole, ei ole siin tüdrukutega mingit mehkeldamist ja siis kõnnivad mungad edasi vaikuses on ju, ja siis see munk kõrval seisav munk küsib siis, et sa võtsid selle tüdruku ja viisid ta üle tee või üle selle jõe, et mis mõttes, et sa oled ju munk, eks ole. Ja siis see munk, kes kandis seda tüdrukut, ütles, et mina panin ta jõe ääres maha, aga sul on ta siin kaasas see tüdruk endiselt. Sina kannatada, jah. Sina kannatada kaasas, et hetkes olemine on ka väga-väga suur või kõige olulisem valida. Aga kogu selle tohuvapohu hulgas on siis võimalik üldse näiteks siin linnakeskkonnas või tänapäevases maailmas saavutada läbi tervisliku toitumise ja tasakaalus? Kas seda üldse on võimalik saavutada ja nagu sellist nagu tugevat immuunsust ja tervist? Kindlasti on, aga tervis ja immuunsus ei ole ainult füüsiline keha ja ei ole füüsilise kehaga seotud. Loomulikult tervist mõjutab keskkond, füüsilist keha mõjutab keskkond ja sellel on üsnagi mõjus protsent, aga tegelikult kõige suuremat mõju ikkagi avaldab meie mõtteprotsessid ja meie maailmapilt, meie sisemaailm. Et samamoodi kui see ongi nagu niimoodi, et ükskõik kus pidi sa nagu liikuma hakkad, et füüsilises kehas on võimalik ja füüsilist keha on võimalik toetada ja füüsilise keha kaudu meelerahu loomine on ka absoluutselt võimalik, sellepärast et kui tegu on vale vedeliku tarbimisega näiteks või meil puudub üks oluline aminohape, sellepärast et me ei tarbi orgaanilisi toite näiteks, siis loomulikult tekibki tasakaalutus ja kui füüsiline keha tunneb ennast hästi, siis tunneme me ennast hästi ja me tunneme ka ennast lõdvestatuna, ehk siis ka lõdvestatus füüsilises kehas pakub lõdvestatust nii mõistusele kui emotsioonidele, et nad töötavad nagu kõik omavahel seoses ja nad on tegelikult üks tervik, aga nad mõjutavad teineteist, nii et ükskõik, kuidas sa siis liikuma lähed. On võimalik ja absoluutselt on võimalik, sellest tuleb võtta nagu vastutus ja otsus seda teed hakata liikuma ja väikeste sammudega teadlikke valikuid tehes ja seda mängulisust ka omades, et mitte nii tõsiselt kõiki neid asju võttes, et minu arust see on nagu niisugune deviis, et selline äärmus nüüd, et me elame siin, eks ole, me oleme siia sündinud mingi põhjusega sellele ajastule siia elama, et sellel on ka oma põhjus ja eeldada, et kõik on puhas, ei ole võimalik ja võib-olla ei ole ka vaja, et see, et su hing on puhas, sul on meelerahu, sa tunned ennast hästi enda sees lõdvestatuna, rõõmsana, õndsana, et vot see on nagu oluline, mille poole liikuda ja niimoodi sellist tasakaalu ja sellist keskteed järgides. Aga kuidas sa siis jõudsid selle City Detoxi programmini tegelikult? City Detoxi programmini ma jõudsin niimoodi, et mul sündis poeg ja siis kuna tal oli atoopiline dermatiit ja ma olin palju temaga üksi kodus, kasvatasin teda väiksest peast ja öösiti ta väga palju ei maganud, sest tal oli sügeles ja mina siis sügasin teda ja hoidsin seda tissi tal suus ja ta on väga tasakaalukas ja rahulik ja mõistlik ja tark laps tänaseks, et ta ei olnud ka midagi muud, lihtsalt see oli see rahutu tööd. Ja kuna ma olin nii kurnatud peale 9 kuud, siis ma mõtlesin, et mis võiks olla mulle praegu parim. Esitasin sellise küsimuse ja siis ma hakkasin unistama. See võiks olla mingisugune metsas kuskil vaikuses, kus ma ainult joon ja söön tervislikke asju ja ma saan joogat ja ma saan jalutada ja ma saan massaaži, toormahlu ja sauna ja loodust, metsa ja vaikust. Ja siis mul oli üks väga-väga armas tuttav, üks Sirve Munitsen sellel ajal siis, kes oli õppinud spetsialist nii joogaalal kui toitumise alal ja mina helistasin talle, ütlesin, kuule Sirve, tead, mis teeme sellise ürituse. Ja siis me hakkasime tegemagi ja selle nimeks sai City Detox.
ja esimesed üritused olid sellised, et ka minu tol ajal siis abikaasa või mees oli seal ka metsas, laps karjus taamal koos eksabikaasaga metsas kõva häälega, et oli emast eemal, aga mina tegin retriiti, sellised olid esimesed rahu ja tasakaalu retriidid, aga mul oli siht, oli silme ees, et ühesõnaga, ja siis ühesõnaga toimusidki 4 korda aastas, toimusid sellised retriidid metsas ja inimesed käisid, siis oli 7-päevased toormahlapaastud olid meil, Tiibeti jooga ja igasuguste energia meditatsioonipraktikatega ja siis ma õppisin Sirve kõrvalt neid asju, ta oli väga palju harinud ennast ka toidulisandite valdkonnas. Ja siis ma läksin Ameerikasse. Ja Ameerikas oli ju olemas kõik juba siis sellel ajal. Olid toidulisandid, oli kirjandus, sellealane kirjandus ja seal ma hakkasin katsetama tegelikult kõikide asjadega ja lugema. Et see oli minu jaoks selline täielik nagu õppimise aeg ja katsetamise, see oli nagu minu jaoks nagu mekka sellel ajal. Nii äge aeg oli see. Ja siis ma tulin Eestisse uute teadmistega ja hakkasin jälle retriite tegema, aga osad inimesed olid selle peale juba linna tööle hakanud, nii et neil ei olnud võimalik enam 7 päeva nii tihti ära olla retriitidel ja nad ütlesid, et kuule, aga tule linna, tee meile, proovi meile sama asja linnas vähemalt teha. Siis ma ütlesin, et no ma ei tea, proovime. Ja siis olidki, et kuna ma õppisin ka siis Kundalini jooga õpetajaks ja olin teisi jooga tehnikaid ka õppinud, siis meil oli niimoodi, et linnas oli siis, mul oli 2-korruseline maja, allkorrusel oli mul stuudio tehtud ja ülevale suur köök. Ja siis oligi niimoodi, et tüdrukud tulid ja mehed ka tulid hommikul kell 5, meil oli jooga sadana Kundalini joogaga. Ühesõnaga tulid kõik kohale, kell 5 hommikul mõni seal magas, ma ütlesin, tule kohale, et isegi kui sa magad, kõik sujub, kõik töötab ja mõjub. No ja siis ühesõnaga, siis tegin neile toidud valmis ja nii see hakkas peale ja nüüd ta on niimoodi vahelduva eduga. Vahepeal olen käinud ennast täiendanud ja praktiseerinud ja mõnest koliidist ja ma ei tea, mis depressioonidest ja stressidest ja jäikustest ja haigustest ennast terveks ravinud. Aga nii ta on ja täna on see orgaaniline, värskelt valmistatud selline ravitoit, mis on täiesti niimoodi kombineeritud sulle igapäevaselt ja programm. Ja see on täiesti imeline päriselt. Ja kui su keha on puhas, siis tegelikult hakkad sa nägema maailma selge pilguga, sulle kaob see hägu ja pilv ära ja sa hakkad tegema hoopis paremaid valikuid. Et see toit toob tasakaalu, kui see toit on tasakaalus sinu füüsilisele kehale. See on nagu väga-väga imeline mõte ja väga hea kokkuvõte meie tänasele jutule võib-olla, et aitäh sulle, Terje, et sa seda teed, mida sa teed. Aitäh, et sa sellel osaled. Ja ma olen ise väga õnnelik ja tänulik ka selle pärast. Ja ma loodan, et te leidsite omale mõne mõtte sellest väikesest jutuajamisest. Võib-olla mõne idee, millega alustada, võib-olla põhjuse liikuda väikeste sammudega pisut tervislikuma toitumise poole, kui te juba sööte tervislikult, siis teha endale pai selle eest, olla selle üle õnnelik. Ja suur-suur tänu, ilusat õhtu jätku teile. Aitäh. Tšau.